Ühel päeval oli üks ettevõte, mis mürgitas kogu linna ja nad süüdistasid ohvreid. See on väga suur ja väga õudne lugu ning tõesti ebainimlik. Aga taas, see on ainult hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. Nii et kui sa tahad kogu lugu teada saada, siis alustame. 1984. aasta detsembris juhtus Indias Bhopali linnas suur tööstuskatastroof. Vaid mõne tunni jooksul levis mürgine gaas Union Carbide India Limitedi pestitsiiditehasest ümbritsevatesse kogukondadesse. Tuhanded inimesed surid ja väga paljudel tekkisid probleemid silmade, kopsude ja teiste kehaosadega. Aga enne kui saame aru, kuidas katastroof juhtus, peame kõigepealt teadma, mis on Union Carbide ja miks neil oli Indias nii suur keemiatehas. Union Carbide oli üks suurimaid keemiaettevõtteid Ameerika Ühendriikides 20. sajandil. Ettevõte loodi 1917 aastal mitme keemiafirma ühinemisel. Kui tööstus Ameerikas kasvas, laienes ka Union Carbide kiiresti. See tootis kemikaale ja materjale, mida kasutati paljudes toodetes, nagu plast, patareid, autotööstuse tooted ja tööstusseadmed. 1970-ndateks oli Union Carbide üks maailma suurimaid keemiakompaniisid. Sellel olid tehased ja ettevõtted paljudes riikides. See tähendab, et nende tooteid ei müüdud ainult Ameerika Ühendriikides. Ettevõte otsis ka suuri turge teistes maailma piirkondades. Üks riikidest, mis Union Carbide'i jaoks oluliseks sai, oli India. Sel ajal oli India rahvaarv väga suur ja ka selle toiduvajadus kasvas kiiresti. Seetõttu oli valitsuse jaoks suur probleem, kuidas tõsta põllumeeste saagikust. Siin tuli mängu niinimetatud roheline revolutsioon. Roheline revolutsioon oli aeg, mil India kasutas paremaid seemneid, niisutust, väetist ja teised kaasaegsed põllumajandusmeetodid, et suurendada toidu tootmist. Talunikud vajavad ka pestitsiide. Pestitsiid on kemikaal, mida kasutatakse putukate tapmiseks või tõrjeks. Põllukultuuride puhul nägi Union Carbide Indias suurt turgu sellistele toodetele. Seetõttu asutasid nad sinna oma ettevõtte nimega Union Carbide India Limited ehk UCIL. UCIL juhib Union Carbide'i äri Indias, kusjuures suur osa selle aktsiatest kuulub emaettevõttele Union Carbide Corporationile Ameerika Ühendriikides. Tegelikult on UCIL-il Indias mitmesuguseid ärisid, sealhulgas patareid, kemikaalid ja põllumajandustooted. Üks pestitsiididest, mida nad müüvad, kannab nime Sevin. Sevin on pestitsiidi kaubamärk, mille toimeaineks on karbarüül. Seda kasutatakse erinevate putukate tapmiseks, mis kahjustavad põllukultuure. Karbarüüli hakati Ameerika Ühendriikides müüma 50ndate lõpus ja hiljem kasutati seda ka paljudes teistes riikides. Kuna India põllumajandusturg kasvas, otsustas UCIL hakata Sevini tootma riigis endas. 1969. aastal rajas UCIL pestitsiiditehase Bhopalis. Bhopal on Madhya Pradeshi osariigi pealinn Kesk-Indias. Alguses ei toodetud Bhopalis veel kõiki ohtlikke kemikaale, mida pestitsiidi valmistamiseks vaja oli. Mõned toorained toodi ikka veel mujalt kohale. Kuid hiljem sooviti, et suurem osa tootmisest toimuks juba Bhopalis koha peal. Selle tõttu lisas tehas 70ndate lõpus seadneid, et toota üht olulist kemikaali, mida Sevini jaoks vaja oli. Ja see kemikaal oli metüülisotsionaat ehk MIC. MIC on selles noos väga oluline, sest see on sama kemikaal, mis hiljem tehasest välja pääseb. Nüüd läheme tagasi. MIC on väga reaktiivne ja mürgine kemikaal. Kui hingata sisse suures koguses seda ainet, võib see kahjustada silmi ja kopse ning põhjustada tõsiseid hingamisprobleeme. MIC-il on veel üks oluline omadus. See on ohtlik, kui see seguneb veega. Kui vesi satub MIC-i hulka, võib toimuda kiire keemiline reaktsioon. Reaktsiooni käigus tõusevad konteineri sees temperatuur ja rõhk. Kui rõhku ei suudeta kontrollida, võib kemikaal pääseda välja mürgise auruna. Seetõttu ei saa maiki jaoks kasutada tavalist hoiupaaki. Seda tuleb hoolikalt jälgida.
Samuti peavad töötama temperatuuri ja rõhuandurid. Ja vaja on ka ohutussüsteeme, mis suudavad lekke korral selle mõju peatada või vähendada. Nii et see tähendab, et seviini tootmiseks peab tehas kõigepealt tootma MIC. Ja kui kõik on korras, siis kasutatakse seda kemikaali pestitsiidi valmistamiseks. Umbes 1980 aastal hakkas Bhopali tehas tootma MIC. Selle tõttu ei olnud tehases enam ainult valmis pestitsiidid. Seal oli ka suur kogus üht väga ohtlikku kemikaali, mida tuli ohutult hoida ja kasutada. Sel ajal oli Indial hea põhjus soovida rohkem pestitsiide. Kui putukad hävitavad palju saaki, väheneb põllumeeste saagikus. Kui paljude põllumeeste saagikus väheneb, võib see mõjutada toidutarnet. Seetõttu oli tol ajal paljude inimeste jaoks kaasaegsed pestitsiidid üks võimalus toidutootmise suurendamiseks. Aga mida rohkem kemikaalide tootmine kasvas, seda suurem oli ka ettevõtete vastutus tagada oma tehaste ohutus. Ja siin hakkasidki Bhopalis probleemid tekkima. 1980. alguseks vähenes tehases toodetud pestitsiidi nõudlus. See tähendab, et toodet ei müüdud enam nii palju, kui loodeti. Selle tõttu muutus ettevõtte jaoks suure tehase käigus hoidmine kallimaks kui teenitav tulu. Kui tehase äritegevus vähenes, tekkis surve kulusid vähendada. Mõned töötajad ja osategevusest vähendati. Samuti oli seadmeid, mida ei kasutatud enam nii tihti nagu varem. Lisaks sellele olid tehases juba varem juhtunud õnnetused ja keemialekkeid. 1981 aastal suri üks töötaja pärast kokkupuudet fosgeeniga. Fosgeen on samuti mürgine kemikaal, mida kasutatakse MIC tootmisel. Järgmistel aastatel puutusid veel mitmed töötajad tehases kokku erinevate kemikaalidega. See tähendab, et juba enne 1984 aasta detsembri katastroofi olid olemas hoiatused, et tehases töötamine on tõesti ohtlik, kui seadmetega või ohutusprotseduuridega tekib probleeme. Kuid hoolimata sellest jätkas tehas tööd. Samal ajal, kui olukord halvenes, muutus kokkuhoid tehases veelgi rangemaks. Töötajate arv vähenes järk-järgult, sealhulgas ka mõned kogenud töötajad, kes olid harjunud ohtlike kemikaalidega töötama. Samuti pandi tööle uusi töötajaid, kuigi nende väljaõppe oli puudulik. Tehase hooldus kannatas selle all, oli katkiseid ventiile, mõõdikuid ja torusid, mida ei vahetatud kohe välja. Samuti kontrolliti või parandati mõningaid seadmeid palju hiljem kui vaja. 1982 aastal viis Union Carbide ise läbi ohutusinspektsiooni Bhopali tehases. Inspektsiooni meeskond leidis palju probleeme, mis võivad põhjustada kemikaalide lekkimist. Nende hulka kuulusid katkised seadmed, puudulik hooldus ja muud ohutusprobleemid. Ja järgmistel aastatel halvenes tehase seisukord veelgi. 1984. aastaks langes see viini müük Indias veelgi. Üheks põhjuseks oli nõudluse vähenemine põllumeeste seas ning turule ilmus rohkem odavamaid pestitsiide. Selle tõttu vähenes tootmine Bhopalis veelgi ja mida vähem tehas tootis, seda rohkem ohutusseadmeid jäi regulaarselt kasutamata. Üks tähtsamaid oli jahutussüsteem, mis hoidis MIC mahuteid jahedana. See süsteem lülitati välja, et kulusid kokku hoida. Jahutamine oli väga oluline, sest MIC on madalal temperatuuril stabiilsem. Kui MIC on soojem, aurustub see kiiremini. Ja oli veel üks ohutussüsteem, mida nimetati põletustorniks. Selle ülesanne oli põletada mürgine gaas enne, kui see hädaolukorras õhku pääseb. Kuid juba enne katastroofi ei töötanud põletussüsteem enam korralikult. Ja lisaks sellele oli tehases ka gaasipesur. Selle ülesanne oli puhastada või vähendada gaasi mürgisust enne, kui see õhku pääseb. Aga sellel ööl, kui katastroof juhtus, ei suutnud seega takistada tohutut gaasikogust paagist välja pääsemast. See tähendab, et samal ajal, kui tehases oli suur kogus MIC-d hoiul, ei töötanud mõned kõige olulisemad ohutussüsteemid enam nii, nagu oodati. Ja nüüd 1984. Aasta lõpuks oli tehases tavaline tootmine peaaegu täielikult peatunud. Ettevõte mõtles juba, mida tehasega peale hakata, sest see jätkas kahjumite tootmist. Kuid isegi kui tootmine oli juba väike, oli sees siiski suur kogus MIC-d hoiul.
Ja nagu ma juba varem mainisin, oli üks siinsetest mahutitest just paak 610. Selle sees oli umbes 42 tonni MIC-d. See kemikaal on väga ohtlik, kui seda ei hoita korralikult. Ja kui saabus 1984. aasta 2. detsembri õhtu, oli tehas vaikne, sest tootmist peaaegu ei toimunud. Tööle oli jäänud vaid mõned töötajad. Mõned töötajad tegelesid hooldustöödega. Mõned puhastasid ka torustiku ühte osa veega. Ja samal õhtul sattus vesi paaki 610, mis sisaldas MIC. Siiani vaieldakse selle üle, kuidas vesi tanki sattus ja kui vesi oli juba sees, toimuski seal väga ohtlik keemiline reaktsioon. Kui vesi ja MIC segunesid, kuumenes tanki sisu kiiresti üles. Temperatuuri tõustes toimus reaktsioon veelgi kiiremini. Samaaegselt sellega tõusis kiiresti ka rõhk seespool. See on nagu suletud pudel, mida seestpoolt pidevalt gaasiga täidetakse, kuid paagis 610 ei tekkinud tavaline õhk. Seal oli mürgine keemiline aur, mille rõhk aina tõusis. Oli veel üks probleem. Tanki lämmastikurõhusüsteem ei töötanud korralikult. Lämmastik oleks pidanud aitama vältida niiskuse ja teiste ainete sattumist sisse. Ja umbes kell 11 õhtul märkasid töölised, et paagi 610 rõhk oli tavapärasest kõrgem. Kuid alguses arvasid nad, et võib-olla on tegemist lihtsalt instrumendi vale näiduga. See polnud tööliste jaoks midagi ebatavalist, sest tehases oli varemgi mõnel mõõdikul probleeme esinenud. Ja aja möödudes muutus keemiline reaktsioon paagis veelgi tugevamaks ning mõned töölised hakkasid tundma kummalist lõhna, mis võis olla märgiks MIC lekke kohta. Aga töölised olid juba harjunud väikeste leketega. Seetõttu ei osanud nad kohe arvata, et paagis 610 oli juba väga suur probleem. Mõne minuti pärast ei suutnud paak enam kiiret rõhutõusu taluda. Ohutusventiil avanes. Sealt hakkas suur kogus mürgist gaasi hoidlasüsteemist välja tulema. Kui kõik ohutusseadmed oleksid korralikult töötanud, oleks olnud veel mõned viisid, kuidas vähendada väljapääseva gaasi hulka, kuid jahutussüsteem ei töötanud. Ka põletustorn, mis oleks pidanud väljapääseva gaasi ära põletama, ei olnud korralikult töökorras. Ja ka pesur ei olnud piisav, et takistada nii suurt gaasi väljumist. Tehases oli ka veepihustussüsteem, mis oleks võinud aidata gaasi tõkestada, kuid see ei suutnud korralikult jõuda kõrgest ventilatsiooniavast väljuva gaasini. Seetõttu polnud peaaegu ühtegi piisavat ohutussüsteemi, mis oleks mürgise pilve peatada suutnud. Ja tehase väljas oli veel üks suur probleem. Aastatel enne katastroofi kasvas Bhopali elanikkond kiiresti. Paljud vaesed pered elasid tööstuspiirkonna lähedal, sest maa oli odav ja töökoht oli lähedal. See tähendab, et väga paljud inimesed magasid vaid mõne kilomeetri kaugusel pestitsiiditehasest. Kui gaas leppis, oli tuul oli nõrk ja öö oli külm. Ja kuna mürgine gaas on tavalisest õhust raskem, jäi see madalale ja levis veelgi tehase lähedal asuvatesse elamupiirkondadesse. Sel ajal magas enamik elanikke. Nad ei teadnud, et tehases toimub suur keemialekke. Samuti ei jõudnud kogu kogukonnani selget hoiatust ja nii see juhtuski. Kui rõhk paagis 610 lõpuks tõusis, avanes avariirõhuventiil ja suur kogus MIC gaasi pääses kiiresti välja. Lühikese aja jooksul levis mürgine pilv tehasest välja ja jõudis Bhopali majadeni. Kuna oli öö ja enamik inimesi magas, ärkasid paljud elanikud üles alles siis, kui nende silmad kipitasid ja neil oli raske hingata. Inimesed kõhisid tugevalt, oli oksendamist, mõned ei suutnud enam püsti tõusta. Paljud sattusid paanikasse ja jooksid majadest välja. Kuna nad ei teadnud, kust gaas tuleb, ei teadnud nad ka, kuhu on ohutu joosta. Mida kiiremini nad jooksid, seda kiiremini nad hingasid. Seetõttu hingasid nad sisse veelgi rohkem mürgist gaasi. Gaasi üks rängemaid mõjusid oli tõsine kopsukahjustus. Mõnel ohvril täitusid kopsud vedelikuga, mistõttu muutus hingamine veelgi raskemaks. Paljudel tekkis ka tugev silmade ärritus. Kui gaas levis, jõudis see ka Bhopali raudteejaama. Seal oli palju reisijaid, isegi keset ööd. Linna sisenesid ka rongid, mille reisijad ei teadnud toimuvast midagi. Kui olukord halvenes, püüdsid raudteetöötajad takistada teistel rongidel saastunud alale sisenemist. Teistes linnaosades hakkasid tuhanded inimesed haiglatesse minema. Üks peamisi haiglaid, mis ohvreid vastu võttis, oli Hamidia haigla, aga see täitus kiiresti.
Saabunud oli väga palju patsiente, kellel olid samad sümptomid, hingamisraskused, silmavalu, pidev köha ja paljud ei suutnud enam peaaegu kõndida. Arstide jaoks oli suur probleem selge teabe puudumine selle kohta, millist kemikaali inimesed sisse hingasid. Meditsiinipersonal ei teadnud kohe, mis gaas see täpselt oli ja kuidas kokkupuudet kõige paremini ravida. Seega, kui patsiendid jätkuvalt saabusid, tegid arstid ja õed kõik endast oleneva, et aidata neil hingata ja nende sümptomeid leevendada. Kui päike 3. detsembril tõusis, sai alles siis nähtavaks katastroofi tegelik ulatus. Paljud inimesed surid juba esimesel ööl ja järgnevatel päevadel. Täpse arvu kindlaks määramine on keeruline, sest ametlikud andmed ja hinnangud on aja jooksul erinevad olnud. Madhya Pradeshi valitsus loetles hiljem üle 5000 surmajuhtumi, mis olid seotud katastroofiga. Samal ajal on olemas hinnanguid, mille kohaselt suri järgnevatel aastatel veelgi rohkem inimesi pikaajaliste terviseprobleemide tõttu. 100 000 inimesed puutusid kokku mürgise gaasiga. Paljudel ellujäänutel tekkisid hingamis-, silma- ja muud terviseprobleemid, kuid isegi pärast seda, kui suur mürgine pilv oli hajunud, ei olnud tehases oht veel möödas. Järele jäänud mahutites oli veel MIC. Võimud kartsid, et võib juhtuda uus lekkimine. Seetõttu tuli kiiresti leida viis, kuidas ülejäänud kemikaal ohutult eemaldada. Otsustati, et ülejäänud MIC kasutatakse tehases pestitsiidi valmistamiseks. See operatsioon sai nimeks Operatsioon Saatus. Enne alustamist lahkusid paljud Bhopali elanikud ajutiselt oma kodudest. Nad kartsid, et gaasilekke võib korduda. Detsembri keskpaigas käivitati tehase mõned osad uuesti, et ülejäänud MIC ohutult ära kasutada. Sel korral kulges protsess korralikult ja uut suurt leket ei toimunud. Pärast seda oli juba ohutum alustada põhjalikumat uurimist. Üks suurimaid küsimusi oli lihtne. Kuidas sai nii suur kogus mürgist taasi välja pääseda tehasest, kus pidanuks olema palju ohutussüsteeme? Uurimised näitasid, et korraga esines palju probleeme. MIC paaki sattus vett, mõned ohutussüsteemid ei töötanud korralikult. Jahutussüsteem, mis oleks pidanud MIC jahutama, ei töötanud. Ka ventgaasipesur ei suutnud tohutut gaasi väljalaset peatada. Ja gaasipõletussüsteem, mis oleks pidanud aitama väljuvat gaasi põletada, ei olnud samuti korralikult töökorras. See tähendab, et katastroofi nii tõsiseks muutumise põhjuseks polnud ainult üks probleem. Paljud kaitsekihid ei toiminud, kuid kõige rohkem vaieldi selle üle, mis oli algpõhjus, miks vesi sattus paaki 610. Union Carbide väitis, et üks töötaja võis veepaaki panna tahtlikult sabotaaži eesmärgil. Ettevõtte sõnul lasi keegi tahtlikult suurel hulgal vett MIC sattuda. Kuid paljud uurijad, teadlased ja ettevõtte kriitikud vaidlesid sellele seletusele vastu. Nende arvates on olulisem vaadata tehase hoolduse, disaini, koolituse ja ohutussüsteemide probleeme. Siiani jääb sabotaaži seletus Union Carbide'i ametlikuks seisukohaks. Aga isegi kui vaielda selle üle, kuidas vesi täpselt paaki sattus, on selge, et paljud ohutussüsteemid ei suutnud mürgist gaasi peatada, kui reaktsioon juba algas. Ja see on üks peamisi põhjuseid, miks Bhopalis oli mõju nii suur. Küsimused Union Carbide'i ohutuse kohta ei lõppenud ka Indias. 1985 aastal, vähem kui aasta pärast Bhopali katastroofi, toimus keemialekke ka Union Carbide'i tehases Institute'is Lääne-Virginias, Ameerika Ühendriikides. Augustis pääses tehasest välja mürgine pilv, mis sisaldas aldikarboksiimi ja teisi kemikaale. Üle 100 inimese vajas ravi pärast seda, kui nad kogesid sümptomeid nagu hingamisraskused, oksendamine ja silmade ärritus. See polnud nii tõsine kui Bhopali juhtum, kuid see suurendas veelgi muret ettevõtte ohutuspraktikate pärast. Veelgi olulisem on see, et Lääne-Virginia tehases viidi enne Bhopali katastroofi läbi ohutusinspektsioonid. Inspektorid leidsid samuti probleeme nagu lekked, korrosioon ja muud seadmete rikked. Seetõttu kerkis veelgi suurem küsimus, kas Union Carbide'i tehastes on piisav ohutuskultuur. Bhopali ellujäänute jaoks ei ole küsimus enam ainult tehniline, kuidas vesi sattus ühte paaki.
Veel suurem küsimus on, miks nii palju hoiatusmärke, rikkisseadmeid ja ohutusprobleeme ei suudetud enne katastroofi ära hoida. Pärast katastroofi algas pikk võitlus selle nimel, et teada saada, kes vastutab ja kuidas ohvreid aidata. Üks inimestest, kes sattus tähelepanu keskpunkti, oli Warren Anderson, Union Carbide Corporationi esimees ja tegevjuht katastroofi toimumise ajal. Mõni päev pärast gaasileket sõitis Anderson Indiasse. Kui ta saabus Bhopali 7. detsembril 1984, arreteeris politsei ta, kuid ta sai kautsjoni vastu vabaks ja tal lubati Indiast lahkuda. Kui Anderson lahkus, lubas ta, et ilmub uuesti kohtusse, kui teda vaja on, kuid ta ei tulnud enam tagasi. Hiljem kaasati ta Bhopali katastroofi kriminaalasja. Tema vastu anti välja ka vahistamismäärus ja India kohus kuulutas ta tagaotsitavaks. India taotles mitu korda Andersoni väljaandmist Ameerika Ühendriikidest, et ta Indiasse tagasi tuua ja kohtu ette saata, kuid need taotlused ei olnud edukad. Anderson suri Ameerika Ühendriikides 2014 aastal, ilma et oleks Indiasse tagasi pöördunud, et kohtuprotsessile vastu astuda. Kriminaalasjade jätkudes oli suur arutelu ka ohvritele makstava hüvitise üle. Väga paljud inimesed palusid abi, sest keegi nende perest oli surnud või neil oli tekkinud püsiv terviseprobleem. 1989 aastal sõlmisid Union Carbide ja India valitsus kokkuleppe. Selle lepingu alusel maksis Union Carbide $470 miljonit nende nõuete eest, mis olid seotud katastroofiga. India ülemkohus võttis kokkuleppe vastu, sest soovis, et suur hulk abi vajavaid ohvreid saaks kiiresti raha. Kuid kuna ohvreid oli nii palju, jagati kokkuleppes saadud raha väga paljude inimeste vahel. Seetõttu oli paljude perede jaoks saadud raha väga väike, võrreldes kaotatud lähedaste, meditsiinikulude ja nende haiguse pikaajaliste mõjudega. Ja asi ei lõppenud ka pärast seda, kui kokkuleppe raha oli välja makstud. Mõned ellujäänute rühmad ja India valitsus nõudsid jätkuvalt suuremat kompensatsiooni. Kuid 2023 aastal lükkas India ülemkohus tagasi taotluse suurendada varasemat kokkulepet Union Carbide'ilt. Katastroofi tegeliku mõju tervisele on aga palju raskem mõõta. Paljud ellujäänud ei haigestunud ainult esimesel ööl. Järgmistel aastatel kogesid paljud gaasiga kokku puutunud elanikud jätkuvalt hingamisprobleeme silmade ja seedesüsteemiga. Oli ka inimesi, kellel tekkisid vaimse tervise probleemid, trauma, pereliikmete kaotuse ja pikaajalise hirmu tõttu pärast katastroofi. India meditsiinuuringute nõukogu pikaajalised uuringud näitasid, et mürgise gaasiga kokku puutunud inimestel esines jätkuvalt hingamisteede, silmade ja seedetrakti probleeme. Seega, kuigi gaasileke ise lõppes juba 1984 aastal, ei lõppenud selle mõju paljude perede elule. On ellujäänuid, kes ei saanud enam oma endise töö juurde naasta, sest nende keha on nõrgaks jäänud. Teised peavad aga korduvalt ravi saama. Ja nende perede jaoks, kes kaotasid vanema või peamise sissetulekuteenija, muutus elu pärast katastroofi veelgi raskemaks. On veel üks probleem, mis kestis aastakümneid. Bhopali vana Union Carbide'i tehas ei saanud kohe täielikult puhastatud. Tehase territooriumile jäid erinevad keemiajäätmed ja saastunud materjalid. Selle tõttu tekkis pikk vaidlus selle üle, kes peaks maksma ja kes vastutab puhastustööde eest. Union Carbide India Limitedist sai hiljem osa teisest India ettevõttest. Samal ajal ostis Ameerika emafirma Union Carbide Corporationi Dow Chemical 2001. aastal. Aga see ei tähenda, et Bhopali probleem oleks lõppenud. Paljude aastate jooksul jäi suur kogus mürgijäätmeid endise tehase territooriumile. Peaaegu 4 aastakümne pikkuse arutelu ja viivituse järel 2025 aasta jaanuaris. India võimud viisid umbes 337 tonni ohtlikke jäätmeid endise Union Carbide'i territooriumilt üle kõrvaldamisrajatisse Pitampuris, Madhya Pradeshi osariigis. Selle eesmärk on jäätmed lõplikult töödelda ja ohutumalt kõrvaldada. Kuid isegi kui suur osa ladustatud mürgijäätmetest on ümber paigutatud, ei tähenda see, et kõik endise tehase keskkonnaprobleemid oleksid automaatselt kadunud. Endiselt on oluline uurida pinnast ja põhjavee seisundit ala ümbruses, sest saastumise pärast on juba ammu muret tuntud. Ja nende elanike jaoks, kes on juba aastakümneid selle koha lähedal elanud, on endiselt oluline juurdepääs puhtale veele, arstiabile ja regulaarsele tervisekontrolli.
Asja jooksul muutus ka Union Carbide ise. Pärast Bhopali katastroofi halvenes ettevõtte maine ja see hakkas hääbuma. 2001. aastal ostis Dow Chemical Union Carbide'i, kuid Union Carbide jäi Dow tütarettevõttena eraldiseisvaks juriidiliseks ettevõtteks. Union Carbide jätkab ka oma seisukoha toetamist, et vee sattumise MIC paaki põhjustas sabotaaž. Teisest küljest on uurijad juba ammu rõhutanud ohtud. Ellujäänute rühmad ja teadlased on rõhutanud paljusid hooldusprobleeme, koolitus, disain ja Bhopali tehase ohutussüsteemid. Seetõttu on siiani ettevõtte ja paljude katastroofi uurivate inimeste lood erinevad. Aga on üks asi, mille üle pole enam vaja vaielda. Paljud ohutussüsteemid ei suutnud sellel ööl mürgist gaasi peatada ja palju hoiatusmärke ilmus enne katastroofi toimumist. Varem oli juba keemilisi lekkeid, hooldusega oli probleeme. Mõned ohutusseadmed ei töötanud nii, nagu peaksid. Mõned töölised olid hooldusega seotud puudustega ja tohutu kogus MIC-d oli hoiustatud tehases, mis asus paljude majade lähedal. Kui kõik need probleemid kokku panna, siis ma näen, miks Bhopalis juhtunu polnud lihtsalt üks ainus viga. See oli katastroof, mis kujunes paljudest valedest otsustest ja paljudest ohutusprobleemidest, mida ei lahendatud enne 1984. aasta 2. detsembri ööd. Ja see ongi põhjus, miks Bhopali katastroofist sai tööstusohutuse ajaloos nii oluline sündmus. Pärast seda paljud valitsused ja keemiaettevõtted erinevates riikides hakkasid küsima, kas nende hädaolukorra plaanid on piisavad, kas nende kemikaalide ladustamine on ohutu ja kas tehase lähedal elavad elanikud teavad, mida teha mürgise lekke korral. Ameerika Ühendriikides aitas Bhopali katastroof samuti suurendada survet, et kogukondadele antaks selgemat teavet ohtlike kemikaalide kohta, mida kasutatakse ja hoitakse nende piirkonna lähedal. Aga Bhopali jaoks tulid need muudatused liiga hilja. Tuhanded inimesed olid juba surnud ja 100 000 olid juba kokku puutunud, enne kui maailm nägi, kui suur see katastroof võib olla. Kui väga ohtlikule kemikaalile lisanduvad kehv hooldus, puudulikud ohutussüsteemid ja suur elanikkond, keda pole nende kõrval olevast ohust peaaegu üldse hoiatatud. Bhopali katastroof ei ole ainult lugu ühest rikkist tehasest, see on ka lugu vastutusest. Kui ettevõte toodab ja ladustab ohtlikke kemikaale, ei piisa sellest, kui öelda, et õnnetuse tõenäosus on väike. Tehas peab olema valmis ka kõige hullemaks võimalikuks olukorraks, sest kui äri toimib hästi, teenib ettevõte kasumit. Aga kui ohutussüsteem ebaõnnestub, on tavalised töötajad ja ümbruskonnas elavad pered need, kes maksavad esimesena kõige kõrgemat hinda.